Tere! Minu nimi on Silja Austrat ja olen antenataalse diagnostika osakonna juhataja siin Ida-Tallinna Keskhaiglas. Et räägin teile täna natukene rasedusaegsetest sõeluuringutest. Raseduse ajal saab naine erinevates trimestrites erinevaid ultraliuuringuid. Ja esimeses ja teises trimestris kutsutakse neid ultraliuuringuid sõeluuringuteks. Nende sõeluuringutega me leiame üles rasedad, kellel loodetel võiks esineda kromosoomihaigus, eelkõige just trisoomia 13, 18 ja 21, ning leiame üles ka need looted, kellel võiks olla mingisugune arenguipe. Väga oluline on teada, et need sõeluuringud on Tervisekassa kindlustusega rasedatele kõik tasuta. Need kaks sõeluuringut, nagu ma ütlesin, on nendel natukene erinevad eesmärgid eri trimestrites. Esimese trimestri sõeluuring, mida tuntakse rohkem Oscar-testi nime all, selle uuringu eesmärgiks on leida üles kromosoomi anomaaliad ja leida ka juba varases järgus ka arengurikkeid. Teise trimestri sõeluuring, mis on rohkem rasedate seas tuntud kui loote anatoomia uuring ja mida tehakse vahemikus 20–21 rasedusnädalat, selle eesmärk on leida üles arenguanomaaliaid. Mida siis sõeluuringute puhul meeles pidada? Sõeluuring ei ole mingisugune imevahend või imevits ja ta pole kunagi 100% täpne. Esineda võivad alati nii vale positiivsed kui vale negatiivsed leiud. Vale positiivsetega on õnneks selline asi, et need me leiame edasiste uuringutega, suudame nagu elimineerida. Ja? Aga vale negatiivsete juhtudega on juba niimoodi, et neid on edasiste ultraliuuringute käigus juba väga raske tuvastada. Ja vale negatiivseid tulemusi võiks olla ligikaudu 5%. Räägin teile siis natukene lähemalt esimese trimestri skriiningust ehk Oscar-testist. Oscar-test on siis selline sõeluuring, kus on kombineeritud omavahel ultraliuuringud ja vereanalüüsid. Kõigepealt kusagil 11. rasedusnädala paiku tehakse rasedale vereproov ja sealt määratakse 2 markerit. Ja kõik need andmed sisestatakse teatud arvutiprogrammi, mille nimi on Viewpoint. Lisaks küsitakse seal veel ka ema etnilist päritolu, tema kaalu, pikkust, vanust, kaasuvaid haigusi, mitmes oodatav sünnitus on parasjagu käimas ning kui suur on rasedus. Sellele järgneb kusagil nädala-2 pärast siis ultraliuuring. Ja selle uuringu käigus täpsustatakse siis kõigepealt, kui suur on rasedus, seda siis mõõtes loote kehatüve pikkust. Seejärel mõõdame me loote kuklavoldi või kuklapiirkonna läbikumavust, mida kutsutakse siis nõndanimetatud kuklavoldiks ja mõõdame kindlasti südamelöögisagedust. Sama uuringu raames me hindame ka loote anatoomilisi struktuure ja platsenta ehitust ning eelkõige paiknemist. Uuringu lõpus väljastame me siis tulemuse suhtarvuna 3 enim levinud trisoomia esinemissageduse osas, just siis 3 enim levinud kromosoomi anomaalia osas ja nendeks on Downi, Edwards ja Patton sündroom. Ja naised jagunevad siis selle alusel 3 gruppi, kas madala, keskmise või kõrge riskiga gruppi. Need, kes saavad madala riski, need on valdav osa siis rasedatest ja nendele lisauuringud näidustatud ei ole. Keskmisesse riskigruppi kuuluvad naised, nendele me pakume siis Tervisekassa kulul tehtavat NIPT-testi ja momendil on selleks meie haiglas NIPTIFY test. Vahest, kui me lisaks kromosoomi anomaalia riskile näeme ka veel mingisugust anatoomilist eripära, või kõrvalekallet, siis võime me pakkuda ka selle grupi naisele koheselt invasiivset uuringut. Kõrge riskikalkulatsiooni saanud rasedale pakume aga samamoodi koheselt siis invasiivset uuringut, milleks on siis kas kooronibiopsia või amniotsentees. Ja veel kord rõhutatud, et kõik need lisauuringud on rasedale tasuta. Nagu ma ütlesin, siis Oscar-testi ajal hindame ka loote anatoomilisi struktuure.
Kui me näeme seal mingisugust kõrvalekallet või miski ei tule meil hästi esile, no näiteks magu esimeses trimestris ei tule hästi esile, siis me pakume lisauuringut nii-öelda varase loote anatoomia näol kusagil raseduse 16-17 nädalal. Kui me aga näeme mingit suurt kaasnevat arenguriket juba esimeses trimestris, siis sellisel juhul pakume rasedale juba koheselt diagnostilisi teste, nagu juba mainitud, siis koolonibiopsiat ja lootevee uuringut ehk amniotsenteesi. Mida on kasulik teada esimese trimestri sõeluuringu kohta? Oscar testi ajal ei saa veel teada loote sugu. Loote soo saab küll teada siis, kui tekib näidustus Niptify testiks, sest Niptify test määrab ära ka loote sugukromosoomid. Oscar testi kestus sõltub väga loote asendist ja vahest peab uuringut kordama mitu korda. Meil on antud uuringule 30 minutit ja selle aja jooksul peame me jõudma ära teha uuringu, vaatame ära ka raseda analüüsid, mis ta on andnud rasedusega arvele tulles ja tegema sellise esialgse plaani, et kuidas seda rasedust võiks jälgida. Mistõttu, kui loote asend on väga ebasobiv, siis vahest me peame isegi 2 korda seda uuringut kordama uuesti. Ja Oscar test on selline uuring, kus on võimalik näha oma beebit siis kenasti tervikuna ühe pildi peal. Et järgmised ultrahelid on juba mõnevõrra keerulisemad, kuna seal on laps juba nii suur, et me vaatame teda nagu eri organite ja eri osade kaupa, sest et ta lihtsalt ei mahu pildile ära, ta on juba niivõrd suur. Ja kindlasti anname me kaasa pildid esimese trimestri screeningust ja väga oluline on meeles pidada, et uuringu ja pildi kvaliteet sõltub suuresti raseda kehaehitusest ja veel kord rõhutan ka sellest loote asendist. Siin olen ära toonud paar pilti, et esimene on siis selline, kus on see beebi näha tervikuna, mõõdame me seal siis tema keha tüvepikkust ja Oscar testi jaoks on väga oluline, et see oleks teatud vahemikus, et 45 kuni 84 millimeetrit, et kui ta on kas alla selle või üle selle mõõdu, siis me seda Oscar testi kas veel teha ei saa või siis enam teha ei saa. Ja teise pildi peal ongi siis ära toodud see nii nimetatud kuklavolk, mis on siis kuklapiirkonna nii-öelda läbikumamus, mida me siis mõõdame. Ja selle norm on alla 3,5 millimeetri. Need on asjad, mida me siis esimeses trimestris väga jälgime ja mõõdame, mistõttu on hästi olulised need tasapinnad, et meil oleks beebi õiges asendis, et me saaksime õigesti kõik kätte. Esimeses trimestris on veel teinegi sõeluuring, mis ongi siis see nii-öelda see NIP-test, ehk siis meil antud juhul haiglas pakutav Niptify test. Ehk siis tegemist on veretestiga, kus me ema verest siis püüame kinni ringleva loote DNA ja seda siis uurime sealt siis kromosoome. Ja see materjal, see pärineb siis platsentast, sest platsenta uuendab enda rakustikku selliselt, et vanad rakud lükkab nii-öelda ema vereringesse ja siis ema vereringe nii-öelda utiliseerib need rakud ära. NIP-test on väga täpne just Downi-Edwardsi ja Battavi sündroomi osas, kuni 99%. Lisaks sellele, kuna NIP-test vaatab kogu kromosoomistikku, siis vaatab ta ka nii-öelda mikrodeletsioone erinevates kromosoomides. Need mikrodeletsioonid siis kujutavad endast nii nimetatud harvikhaigusi, mida Eestis esineb kusagil 7-8 juhtu aastas. NIP-testi vastu väljastatakse siis kas madala või kõrge riskina. Kõrge riski esinemisel või siis juhuleiu esinemisel on vajalik diagnoos kinnitada siis loote vee uuringuga. Et loote vees on ainult loote enda naharakud, need me siis püüame kinni ja sealt me saame teada konkreetselt, mis on loote kromosoomistik. Sest vahest mängib loodus meile ka vingerpusse ja platsenta ja loote kromosoomistik võib olla erinev. NIP-test on näidustuse olemasolul, ehk siis kui naine jääb sinna vahepealsesse riskigruppi, on rasedale tasuta. NIP-testi võivad teha aga kõik rasedad ilma igasuguse näidustuseta. Ainult, et sellisel juhul on see uuring tasuline. Mida veel meeles pidada? Kui sõeluuringul oleme saanud kas kõrge riski või naine
platseerub sinna kõrgesse riskigruppi, siis see ei tähenda, et lapsel veel haigus on. See viitab, et tegemist on kromosoomi anomaalia riskiga ja et see on meil vaja kinnitada. Ja seda me teeme siis kas tükikesega, võtame tükikese platsentast ehk siis kooronibiopsiaga või võtame natuke lootevett ehk teeme amniotsenteesi. Ja ütlen veel kord, et sõeluuringu eesmärk on leida üles need naised, kellele pakkuda täiendavad lisauuringud. Koos OSCAR testiga hindame me ka preeklampsia riski. Paljud kindlasti ei ole seda sõna üldse mitte kuulnud, aga preeklampsia on väga raske rasedusaegne haigus. Tüüpiliselt ilmeb see peale 20. rasedusnädalat ja see on mitmeid organsüsteeme haarav ning progresseeruv haigus. Ning selle iseloomulikeks tunnusteks on siis vererõhu tõus koos neerufunktsiooni häirega, mille tulemusel tekib valgueritus uriini. Või kui valgueritust ei ole, siis esineb emal vähemalt ühe lõpuorgani puudulikkusele viitav tunnus, nagu kestev peavalu, nägemishäired, ülakõhuvalu. Ja see tekib alati peale 20. rasedusnädalat. Preeklampsia võib kulgeda potentsiaalselt emale eluohtlikuna ja see võib olla ka potentsiaalselt eluohtlik lootele. Ja tänapäeva maailmas on preeklampsia jätkuvalt peamiseks põhjuseks nii emade suremusel kui ka perinataalses suremuses ja haigestumises. Ja kirjanduse andmetel esineb preeklampsiat 2–5% kõikidest rasedustest. Ja ligi 1/3 nendest juhtudest esineb või lõpeb siis see preeklampsia enneaegse lapse sünniga. Meie oma preeklampsia skriininguga püüame jällegi üles leida need naised, kellel võiks olla kõrgenenud risk preeklampsia tekkeks enne 34. rasedusnädalat. Uuringutega on näidatud, et kui platsenta arengu varases järgus tarvitada aspiriini ehk atsetüülsalicülhapet madalas annuses, siis on võimalik preeklampsia kujunemist ära hoida või edasi lükata selle haiguse esinemist kuni 82%. Seega on väga oluline selle preeklampsia riski hindamine. Ja kui me saame, et see risk on kõrge, ehk siis suurem kui 1 ajale, siis on soovitatav alustada aspiriini profülaktikat 150 mg õhtuti kuni raseduse 36. nädalani. Ja kindlasti peab hakkama seda aspiriini profülaktikat tegema enne 16. rasedusnädalat, sest peale 16. rasedusnädalat see enam mingisugust mõju ei avalda. Nii, siis teise trimestri sõeluuring, mida tuntakse siis loote anatoomia uuringu nime all. Selle uuringu eesmärgiks on siis üles leida kaasasündinud arengurikked. Siin me vaatame ajustruktuure, näostruktuure, kas on 5 sõrme ja 5 varvast, kuidas on südame ehitus. Kõik organsüsteemid me käime läbi. Ja me vaatame siis loote anatoomilist kasvu, arengut, kas me näeme mingisuguseid arengulisi kõrvalekandeid, hindame ka raseduse suurust vastavalt gestatsiooni ajale, mõõdame lootevee täpset hulka ja täpsustame üle platsenta asukoha. Ja loote mõõtude järgi saame siis kinnitada esimeses trimestris paika pandud sünnitustähtaja. Ja jällegi uuring kestab meil 30 minutit ja see sõltub väga suuresti lapse asendist ja loomulikult ema kehaehitusest. Ja pole harvad juhud, kui me peame naise uuesti jälle tagasi kutsuma, et mõnda struktuuri jälle uuesti üle vaadata. Ja kui me leiame mingisuguse väärarendi või kõrvalekalde, siis me pakume naisele geneetilisi lisauuringuid ja vajadusel korraldame ka eriarstidega konsultatsioone. Et kui me näiteks leiame, et lootel on kompöid, siis me kontakteerume koheselt ortopeediga või et kui me näeme, et on huule-suulelõhe esineb beebil, et siis me suuname juba näo-lõualuu kirurgile, et naine juba teaks, et mis seal ees ootab ja samuti alati me teeme ka geneetilised uuringud. Ehk siis võtame lootevett. Siis mida peaks teise trimestri sõeluuringul siis teadma? Et see on nüüd see uuring, kus te saate teada loote soo, kui eelnevalt ei ole tehtud mingit NIPT-testi või mingit muud NIPT-analüüsi.
Kui aga soovite selle soojata saladuseks või helistate seda teada saada siis üllatusena, siis seda koheselt arstile mainida. Sest ega me ei suuda lugeda teie mõtteid ja kogemata võime öelda soo välja ja siis on vaja väga palju pahandust. Nagu juba eelpool mainisin, sest selle uuringu ajal on beebi juba piisavalt suur, et ta enam täispikkuses hästi ekraanile ära ei mahu. Ja me hindame beebit siis eri tasapindades ja osade kaupa. No, ma olen siin välja toonud, et sageli on vaja kasutada oma fantaasiat, et pildist aru saada. Et alati arst selgitab, kas siis uuringu ajal jooksvalt juurde, mida ta näeb ja mida ta vaatab, või siis kommenteerib uuringu lõpus, mida tema siis ka nägi. Ja üldjuhul anatoomia uuringul me enam pilte kaasa ei anna. Nii, et siin on siis toodud paar näidet, et siin esimese pildi peal on näha siis loote suu. Ja kui hästi te sellest aru saate, aga siin on näha suukene, et nina jääb sinnapoole, lõuaots on siin ja see on ülahuul, et siin on ilusti terve ülahuul, et mingit auke siin ei ole ja siin on alahuuleke näha. Ja teise pildi peal on siis jällegi see loote näoprofiil toodud esile, et nagu näete, et keha justkui tunduks, et pool on puudu, aga lihtsalt ta ei mahu korralikult enam pildile ära, ta on juba niivõrd suur. Ja siin on siis toodud ka antenataalse diagnostika osakonnas töötavad arstid ja me poseerime oma Voluson aparaatide juures, et meil on ekstra loote uuringuks välja töötatud aparaadid, eranditult kõik on meil Voluson aparaadid. Nii et olete teretulnud meie juurde oma rasedust jälgima. Aitäh!